Tööaja manuaalseks lisamiseks tunnilehel vajutage nupule Lisatööaeg. Valige töötaja, kellele soovite tööaega lisada. Ning valige algus- ning lõpukuupäev. Pidage meeles, et kui valite pikema perioodi, näiteks 1. kuni 31. maini ning sisestate igale päevale tööaja algusega kella 8 kella 16.30, siis valige kindlasti, kas soovite, et töötunnid lisatakse ka nädalavahetuse päevadele. Kui ei soovi, et lisatakse, siis valige kindlasti ei. Ning antud juhul, kui valite salvestaja sulge, siis lisatakse Arturile 1. kuni 31. maini välja arvatud nädalavahetuse päevad tööaeg alates hommikul kella 8 õhtul kella 4:30. Kui soovite tööaja lisada ühele konkreetsele päevale, siis valige antud konkreetne päev. Sisestage alguskellaaeg, sisestage, mis kell siis tööga lõpetati. Kui soovite sisestada täpsed minutid, siis valige, et oleks siin vahel koolon ning sisestage täpsed minutid. Ning saate valida, mis objektil siis tööd tehti. Hetkel ma vajutan nupule salvesta, kuna ma soovin Arturile konkreetselt 23. kuupäeva peale veel tööaega lisada. Kui ma valin salvestaja sulge, siis salvestatakse antud info ära ning aken suletakse. Nüüd ma sisestan, et kell 11 alustati ning kell 1 lõpetati objektil 53178 ning nüüd ma sisestan, et kella 2 kella 17.17 oldi objektil kontori sisustus. Nüüd valin salvestaja sulge. Ning tunnilehel on ilusti näha, et tööaeg on manuaalselt lisatud, millele viitab administraatori ikoon alguse ja lõpu kellaaja juures. Ning kui peatute antud ikooni peal, siis kuvatakse ka, kes konkreetne administraator need ajad lisas ning täpse kuupäeva ja kellaaja, millal ta seda tegi. Ja nüüd on näha, et Arturil on registreeritud siis ilusti tööaeg ning 2 rida nendest ka siis konkreetsele objektile.